Head kuulajad ja vaatajad! Mõne päeva eest avaldasin hooaega kokkuvõtva välis- ja julgeolekupoliitika kommentaari, öeldes, et suve jooksul ma ilmselt uusi kommentaare ei avalda. Viimaste päevade sündmused seonduvalt NATO tippkohtumisega on aga tõstnud esile mitmed kriitilised asjaolud, mida on raske jätta kohase tähelepanuta. Seega on mõned kommentaarid täiendavalt siiski vajalikud. NATO tippkohtumise järelainetuses räägitakse õige palju kokkuleppest tõsta kaitsekulutused vähemalt 5%-ni SKT-st. Vähem räägitakse asjaolust, et tegelikult on kokkuleppe sisuks 3,5 pluss 1,5%. Ehk rangelt võttes lepiti kokku kaitsekulutuste tõstmises 3,5%-ni SKT-st, samal ajal kui ülejäänud 1,5% võib moodustuda suhteliselt kaudselt riigikaitsega seotud kulutustest. Seejuures võib edaspidi arvestada kaitsekulutuste hulka ka Ukrainale antav abi, mis ilmselgelt abi andvate riikide oma kaitsevõimet ei kasvata. Pigem vastupidi, sest relvade, moona ja muu varustuse äraandmisel jääb seda ju ilmselgelt endale vähem. Pea üldse ei räägita aga sellest, et kaitsekulutuste tõstmise kokkuleppe sisuks on eelnevalt nimetatud tasemeni jõudmine alles 2035. aastaks ehk millalgi kauges tulevikus. Sellise tulevikku suunatud lubaduse taustaks on aga tõsiasi, et kaitsekulutuste tõstmises 2%-ni SKT-st hiljemalt 2024. aastaks lepiti kokku juba 2014. aastal. Aga reaalselt ei ole terve rida NATO liikmesriike siiani selle tasemeni jõudnud. Ehk siis kogemusele tuginedes võib arvata, et 5% SKT tasemele tõstavad kaitsekulutused vaid Eesti ja veel mõned ülipüüdlikud Ida-Euroopa riigid, püüdes meeleheitlikult USA-le muljet avaldada. Suuremad riigid aga ei kavatsegi seda lubadust täita, sest siseriiklikult puudub toetus maksumaksjate raha seesuguseks massiivseks relvatööstusele kantimiseks. Tippkohtumise kõige tähelepanuväärsemaks asjaoluks oli aga minu hinnangul mitte kaitsekulutuste tõstmise kokkulepe, vaid hoopis asjaolu, et USA president Donald Trump jättis mitmel korral vastamata selgele küsimusele selle kohta, kuidas ta mõistab NATO lepingu artiklit 5. Juba teel Haagi NATO tippkohtumisele rääkis Trump oma lennuki pardal ajakirjanike küsimustele vastates, et artiklist 5 olevat mitmeid definitsioone ning see, kuidas sellest artiklist tulenevaid kohustusi mõista, sõltub definitsioonist. Vaadake ise. Are you still committed to Article 5 of NATO? It depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? But I'm committed to being their friends. I've become friends with many of those leaders, and I'm committed to helping them. Let me ask you one more follow-up. In your comments just now about Article 5, that will probably make some people in Europe concerned. Can you clarify what you mean? Are you still committed to mutual defense? I'm committed to saving lives. I'm committed to life and safety, and I'm going to give you an exact definition when I get there. I just don't want to do it on the back of an airplane. Okay. And one other... Ehk nagu näha, ei andnud Trump mingit vastust selle kohta, millist definitsiooni või täpsem olla siis tõlgendust artiklist 5 tema ise õigeks peab. Pärast Haagi tippkohtumist antud pressikonverentsil küsiti aga Trumpilt uuesti, et kas ta siis selgitaks, nagu ta eelmisel päeval ju lubas, millisest artikli 5 definitsioonist ta lähtub. Antud selgitus oli ka täpselt sama udune kui algselt antud vastus. I'm trying to make a good deal. All I do my whole life, that's all I do is make deals. Yeah, please. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah, a question for NewsHour, Dutch TV. First of all, on Article 5, on your way here, you spoke about the commitment of the US to Article 5, saying, I'll give you my definition once we're here. Yeah. What is your definition, and may the US commitment to Article 5 change in case some of the NATO members do not reach the threshold that was discussed today? As far as Article 5, look, when I came here because it was something I'm supposed to be doing, but I left here a little bit differently. I said, I watched the heads of these countries get up, and the love and the passion that they showed for their country was unbelievable. I've never seen quite anything like it. They want to protect their country, and they need the United States. And without the United States, it's not going to be the same. And you can ask Mark, or you can ask any of the people that were there. It was really moving to see it. They love their country. They were so respectful of me because I'm the head of the United States. And I made,
the King of Saudi Arabia, when I was in the Middle East. So I was in Qatar for a different reason, not a reason to get shot at. We were in there for economic development reasons, Qatar, UAE, and Saudi Arabia. All three leaders of those countries, and we took back $5.1 trillion into the United States. All three leaders said, you're presiding over the hottest country in the world. The United States right now is the hottest. Everybody wants to be there. Everybody wants a piece of it. He said, a year ago, your country was dead. You had a deadhead running it. You had a country that was dead, and it was dead. You had people pouring through the borders. You had inflation. You had everything. He said, you've made it in 5 months at that time. You've made it the hottest country. This is the hottest country in the world. The United States right now is the hottest country in the world. And when I was around that table, it was a nice group of people, many of whom I knew from previous. When I saw the passion they had for the country, almost everyone, and you probably have the tapes, it was very public, but almost every one of them said, thank God for the United States. Without the United States, they couldn't really have NATO. It wouldn't work. It wouldn't work. It will in the future because now they're paying much more money, but it wouldn't work. It was great. And I left here differently. I left here saying that these people really love their countries. It's not a ripoff. And we're here to help them protect their country. Okay, we'll do one or two more. Ehk siis Trump kasutas harjumuspäraselt võimalust kiita iseennast USA vägevaks tegemise eest ning rääkis ühtlasi, kuidas ta tahab aidata oma sõpradest Euroopa riigijuhte, kes armastavad kirglikult oma riike. Kuid mitte mingit sisulist selgitust selle kohta, kas ta mõistab NATO lepingu artiklit 5 kohustusena sekkuda sõjaliselt iga NATO liikmesriigi kaitseks, endiselt ei tulnud. Trumpi vastused väärivad erilist tähelepanu, kuna neist vaatab vastu lihtne, aga Eesti jaoks vägagi oluline tõsiasi. Teatavasti on Eesti inimestele mitukümmend aastat propagandistlikult sisendatud, nagu sätestaks NATO lepingu artikkel 5 NATO liikmesriikidele kohustuse sekkuda sõjaliselt iga liikmesriigi kaitseks, kui see peaks sõjalise rünnaku osaks saama. Ning et seetõttu on Eesti raudkindlat kaitset pakkuva NATO kollektiivse vihmavarju all. Paraku on see sisendus sisuliselt täiesti vale, sest mitte mingit sellist kohustust NATO artikkel 5 ei sätesta. Just seda kinnitavadki Trumpi vastused või õigemini mitte vastused talle esitatud temaatilistele küsimustele. Kuna aga valdav osa inimestest ei ole kunagi NATO lepingut lugenud, ilmselt, olgem ausad, ei ole seda lugenud ka enamik Riigikogu liikmeist, siis seda lihtsat tõsiasja ei teata. Reaalselt ütleb NATO lepingu artikkel 5, nagu olen korduvalt esile toonud, järgmist. Lepingu osalised lepivad kokku, et relvastatud rünnakut neist ühe või mitme vastu Euroopas või Põhja-Ameerikas käsitletakse rünnakuna nende kõigi vastu ning kui sedalaadi relvastatud rünnak leiab aset, abistab igaüks neist, rakendades ÜRO põhikirja artiklis 51 sätestatud õigust individuaalsele ja kollektiivsele enesekaitsele, viivitamatult sel viisil rünnatud lepingu poolt või lepingu pooli, kasutades üksi või koos teiste lepingu pooltega vajalikuks peetud meetmeid, sealhulgas relvajõudusid, eesmärgiga taastada ning säilitada Põhja-Atlandi piirkonna julgeolek. Võimatu näitada, et mitte kusagil pole siin pandud kirja sõjalise sekkumise kohustust. Sisuliselt pole pandud kirja üldse mitte mingit konkreetset kohustust. Juttu on vaid üldsõnalisest kohustusest võtta rünnatud osapoole viivitamatuks abistamiseks kasutusele vajalikuks peetud meetmed. Vajalikuks peetud meetmed võivad, ent ei pruugi hõlmata relvastatud jõu kasutamist. Ja lisaks eelnevale ei ole artikli 5 aktiveerumine automaatne, vaid eeldab poliitilist üksmeelt. Seega meeldib see meile või mitte, aga nii see asi on. Reaalsuse, enese ja teiste jaoks tegelikust meeldivamaks mõtlemine meid ei aita. Vastupidi, reaalsustajust irdunud soov mõtlemine ei ole vundament, millele meie rahva huve teenivad välis- ja julgeolekupoliitikat rajada. Reaalselt ei ole NATO lepingu artiklit 5 mitte kunagi kellegi teise kui USA enda huvides, see tähendab kaksiktornide õhkamise järgselt Afganistanis sõtta minekuks rakendatud. Ja kui keegi usub, ka pärast Ukraina sõja kogemust, et USA ja teised lääneriigid oleksid Eesti sõjaliseks abistamiseks valmis astuma Venemaaga vahetult sõtta, siis uskugu. Aga ei maksa luua illusiooni, nagu selle usu näol oleks tegemist millegi enama kui usuga.
Kui palju on sellise reaalsuse taustal kasu kaitsekulutuste tõstmisest üle 5% SKT-st ehk koguni üle 10% riigieelarve kuludest, et USA-le muljet avaldada, selle üle võib igaüks ise mõtiskleda. Eriti teadmises, et USA geopoliitiline fookus on selgelt nihkumas Euroopast Lähis-Ida ja Vaikse ookeani piirkonda. Ilmselgelt on USA NATO riikide poolt senisega võrreldes rohkem kui trillioni euro kaitsekulutustesse suunamisest vägagi huvitatud. Teatavasti on USA ise maailma suurim relvatootja ja eksportija, samal ajal kui 55% Euroopa riikide ja koguni 64% NATO Euroopa liikmesriikide relvaimpordist pärineb USA-st. Pealegi on NATO ise ennekõike USA geopoliitiliste ambitsioonide edendamise instrument. Aga küsimuseks jääb, kelle huve peaks esindama Euroopa riikide poliitikud? Kas USA huve või oma koduriikide huve? Seda kontseptuaalset vahetegu ei ole meie avalikus arutelus lubatud teha, sest käibiva arusaamise kohaselt langevad ju meie huvid alati nii-öelda liitlaste huvidega kokku. Siiski jääb tõsiasjaks, et kui üks riik praktiseerib oma välis- ja julgeolekupoliitikat sellises vaimus, suutmata vahet teha oma huvide ja väliste huvide vahel, siis lõpeb asi varem või hiljem selle riigi jaoks halvasti. Sügavamale sukeldumata võib siinkohal ära märkida mõned viimaste päevade peavoolumeedia uudiste pealkirjad, mis on, olgem ausad, äärmiselt kõnekad. Ameerika Ühendriikide tulevane suursaadik. Eesti on justkui USA ruupor. Trumpilt õlapatsutuse saanud Pevkur. President vastas, nagu talle kombeks, great job ja well done. President Karis võidupühal, vajadusel sandistame vastase sõjamasina tema koduhoovil. Veiko Vello Palm, Eesti võiks kindlasti kaaluda ennetavate löökide andmist. Eesti on valmis võõrustama ka tuumarelvi kandvaid liitlaste lennukeid. Ja selle kõige taustana väliseksperdid tahavad, et Eesti teeks rahvale veel terve rea lisamakse. Minu jaoks räägib siit vastuvaatav pilt küll väga selgelt, et liigume üha kiirenevas tempos mitte ainult vales, vaid ka väga ohtlikus suunas. Eesti kaitsevõime tagamise loosungi all toimub pidevalt narratiivi nihutamine muudkui edasi ja edasi ja edasi. Kuni ühel hetkel käib üks suur pauk. Seejuures ei saa öelda, et see poleks ettenähtav. On küll ettenähtav. Ent kuidas me jõudsime sellisesse olukorda, kus ühel hetkel lihtsalt kuuleme meedia vahendusel, et Eesti on valmis võõrustama ka tuumarelvi kandvaid liitlaste lennukeid? Selle üle võime hiljem üle maailma laiali pillutatuna pikalt mõtiskleda. Ju niimoodi jõudsimegi, et siis, kui oli rahvuslikest huvidest lähtuvalt tarvis öelda otsustavalt ei, pidasime kasulikumaks probleemist mööda vaadata, vaikida ja lasta protsessidel edasi kulgeda. Kui on aga võetud suund sellele, et Eesti rolliks ongi olla provokaator, siis on muidugi kõik toimuv igati mõistetav, täiesti arusaadav. Aga siiski jääb õhku põhimõtteline küsimus, kelle või mille huve niisugune NATO liikmelisus õieti teenib. Ilmselt mitte Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimajäämise huve. Need on vägagi põhimõttelise tähtsusega küsimused, mida me ei tohiks karta tõstatada. Tänaseks aga tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast ning soovin teile rahulikku suve jätku.